Lugupeetud kuulajad, nüüdisel ajal on koolides õpilaste suudest kuulda päris palju sellist kriitikat, et miks ma pean seda kohustuslikku kirjandust üldse lugema. Raamatud, need on täiesti mõttetud asjad. Miks ma pean kulutama vaba aega mingisuguse Kalevipoja lugemisele, kui pigem saaksin aega veeta TikTokis või mängida arvutimänge. See on ju palju parem ajaviitmise võimalus. Selline suhtumine aga on pannud mind mõtlema, et mis väärtust raamatud tegelikult omavad. No kindlasti ei anta neid ju kohustuslikuks lugemiseks niisama. Luuletaja Hando Runnel vastaks minu küsimusele sõnadega rahvas algab raamatust. Aga mida see tähendab täpsemalt? No kui võtta riiulist üks raamat ja see avada, siis mis on üks peamisi asju, mis see tervitab? See on keel. Raamatute kaudu õpime tundma oma keele rikkust ja ilu. Iga emakeelne lektüür annab juurde oskusi ja teadmisi, et omaenda keeles tundeid ja mõtteid väljendada. Ja kui lugejaid on palju, siis see ju kujundab keeleteadlikku ja laia sõnumaga rahvast. Rahvast, kes oskab mõista oma keelt kui osa kultuurist ja rahvuslikust identiteedist. Ma usun, et ilma raamatuteta algaks ilmselt ka keele allakäik, kus see muutub aina banaalsemaks ja lõpuks lihtsalt hääbub. Ja see jutt ei ole niisama, sellepärast et seda nähtust on märgata praegu eesti keelega. Noored eelistavad eestikeelsete raamatute ja tekstide asemel tarbida internetist väga palju inglisekeelt sisu. Ja selle tulemusena on hakanud ka inglise keel suhtluskeeles muutuma aina prominentsemaks ja eesti keel on vaikselt hakanud lihtsalt jääma tahaplaanile. Siiski ma usun, et on võimalik seda protsessi ümber pöörata, kui veidikenegi võtta aega omakeelsete raamatute ja sisu tarbimiseks. Kuid lisaks keele edasirandjatele on raamatud ka mäluhoidjad, talletades põlvkondade kaupa lugusid ja folkloori. Kujutame ette, et me oleme allika ääres ja me tahame sealt vett juua. Kui suuline pärimus on nagu allikast vee kätega joomine, mida saab teha ainult seal allika ääres ja mida tehes osa teadmistest ehk veest niriseb läbi kätte välja, siis raamatud on justkui veeämbrid, millega see allikavett ammutades jääb see pikaks ajaks püsima. Näiteks tänu rahvuslikule ärkamisajale, kus hakati rahvaluulet raamatusse kirja panema, sai Eesti rahvas omale omaenda eeposi, Kalevipoeg, mis tõsi küll oma algusaastatel suurt isamaalist väärtust ei omandanud, kuid esimesel omariiklusperioodil sai sellest lahutamatu sümbol Eesti rahvusele, kultuurile ja identiteedile. Ja sellepärast see oligi nii, et see oli seal ämbris olemas. Seda sai hiljem ka tarbida, mitte ainult seal allika ääres. Ja nüüd, kus Eesti Vabariik on saamas juba 107-aastaseks, on nii Kalevipoeg kui ka muu rahvaluule endiselt säilinud ja me saame sellega tutvuda nii praegu kui ka järeltulevatel põlvedel pärandada. Rääkides ka tulevikust järeltulevatest põlvedest, siis mängivad ka seal raamatud suurt rolli, sillutades rahva teekonda ja kujundades väärtusi. Koolides õpikutest selleks saadud eluks vajalikud teadmised ju aitavad kujundada noormeesed ja neidudest täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Ja laiemas mastaabis on raamatud aidanud kaasa isegi tervete riikide tekkimisele. Näiteks Eesti Vabariik. Ma usun, et see sai tekkida just nimelt sellele, et Balti sakslaste ajal oli haritud eestlasi, kes talurahva seadustest said juriidilisi teadmisi, et 20. sajandil
rajada Eesti Vabariigile alustalad. Ma usun, et kui niimoodi ei oleks olnud, neid tarku inimesi ei oleks olnud, siis oleks kas Eesti Vabariik, see poleks saanud üldse tekkidagi või oleks see lihtsalt läbi kukkunud. Sest kõik oleks lihtsalt segadus küsinud, et vabandage, kas keegi äkki teab, mis see seadus on? Keegi. Aga õnneks niimoodi ei läinud. Kuid paraku ei ole raamatust alguse saanud tulevik alati olnud ka positiivne. Ühe läbikukkunud Austria maalikunstniku teos Mein Kampf kujundas tervet ideoloogiat, mis viis Saksamaa natsionaalsotsialismi ja mille tagajärjed olid laastavad. Kuid minu arvates just nimelt see näitabki tegelikult seda, et kui suurt jõudu raamatud tegelikult omavad. Iseasi on lihtsalt see, kuidas seda jõudu ja kas seda jõudu suunata ja kujundada. Paistab, et vastus küsimusele, miks raamatud olulised on leitud. Raamatute tähtsus seiseb nende võimes hoida meie minevikku ja keelt, kujundada olevikku ja sillutada teed tulevikku. Jah, Ando Runnel, rahvas algab raamatust. Mina tänan.